Ja tere kõigile, et mina olen Martti Krass, Hepsori tegevjuht ja mul on rõõm teid tervitada siin Manufaktuuri kvartalis Hepsori investorõhtul. Tänaseks peateemaks on meie eile välja kuulutatud võlakirja emissioon ja selle raames on mind täna ka täiendamas meie finantsjuht Kadri Kasman. Ja lisaks oleme seda võlakirja emissiooni tegemas koostöös LHV pangaga ja võlakirja turust räägib meile hiljem siis täpsemalt ka nende esindaja Silver Kalmus. Nii, aga hakkame siis vaikselt minema. Et kõigepealt kõige olulisem teave, kõik see, mida te täna siin kuulete, on puhas reklaam, kõik otsused, mis te teete iseseisvalt ja prospekti alusel. Kes on harjutanud kiirlugemist, siis umbes 10 sekundiga on võimalik see diagonaalis läbi lugeda. Need, kes seda aga pole õppinud, siis julgustan teid minema meie kodulehele, avame investorpresentatsioon ja saate sellega ilusasti tutvuda. Kahjuks ma seda teile hetkel siin ette lugema ei hakka, nii et. Aga ühesõnaga lõpus on kõige olulisem, te olete sellega nõus. Kes ei ole, see võib liikuda. Nii, aga räägime siis investeeringust. Kes on Hepsor, millega me tegeleme? Et Hepsor on börsil noteeritud rahvusvaheline kinnisvaraarendusettevõte ja oleme tegutsenud juba ligi 15 aastat. Meie, ajajoonel üks kõige olulisemaid sündmuseid oli loomulikult meie asutamine, aga seejärel 2017. aastal otsus minna Lätti. Selle raames olin ka loomulikult mina väga lähedal olemas, sest olin meie esimene töötaja, kes siis hakkas vaikselt seda turgu seal sondeerima. Seejärel üks kõige olulisemaid sündmuseid oli 2021. aastal, kui me noteerisime oma aktsiad Balti börsil ja siin 2 aastat tagasi siis järgmine kõige olulisem sündmus oli laienemine Kanadasse. Ja sellel ajajoonel ongi siis järgmine kõige olulisem sündmus, meie strateegiline otsus alustada võlakirjaprogrammiga. Hepsor oma olemuselt väärtustab läbimõeldud arhitektuuri, et kui te meie projekte vaatate, siis see töö ennekõike algab juba kontseptsiooni loomisest. Seejärel me peame väga oluliseks jätkusuutlikku keskkonda, innovatiivseid lahendusi, ja kõige selle keskmeks on ikkagi meie lõppklient, kelle jaoks me neid hooneid loome, olgu selleks siis ettevõtjad, kellele me loome nende töökodusid või koduostjad. Kui me räägime natukene meie sellisest siis taustast veel numbrite keeles, siis tooks välja nagu sellised olulised faktid, et oleme meie tegevusajaloo jooksul andnud üle 2000 kodu ja sellest üle 400 on toimunud Lätis, ülejäänud Eestis ja oleme arendanud ligi 45 000 ruutmeetrit ärikinnisvara ja ligi 118 000 ruutmeetrit elukondlikku kinnisvara. Ja meie äritegevuse keskmes, kuidas me väärtust loome, mis on põhitegevus, siis see algab alati õige kinnistu leidmisest, mis sobitub siis selle kontseptsiooniga, mida me soovime hakata arendama. Kui see on paigas, toimub projekteerimisprotsess, võib väga varieeruda, mis see aja hulk on, sest näiteks Eestis, kus on tihti vaja kinnistule luua detailplaneering, see võib kesta 3 aastast 23 aastani. Meil õnneks nii pika protsessi pole olnud, aga turul sellist praktikat vahel on. Erinevalt Läti turust, kus detailplaneeringu kohustust üldse ei olegi ja saab hakata kohe ehitusloa protsessiga pihta. Kui projekteerimine on tehtud, on aeg hakata ehituse töödega pihta. Ja selle raames toimubki siis kõige suurem väärtuse loomine, kus meie kontseptsioonis saab päris toode, mida on visuaalselt võimalik katsuda, näha, osta. Ning see, kui edukad me oleme, kui head väärtust me suudame luua, baseerubki sellel, kui edukalt me suudame müüke teha. Ettevõtte struktuurist natukene lähemalt.
meie ettevõte baseerub sellel, et kogu äritegevus jaotub erinevate siis arendusprojektide peale, iga arendusprojekti kohta on loodud oma siis kindel, me nimetame neid siis SPV-deks, need on siis spetsiaalselt selle kinnistu arendustegevuseks loodud ettevõte, ja kõige selle nii-öelda tipus on meie siis grupi, ütleme siis emaettevõte Hepsor AS, kes ka on tänane siis võlakirjade emitent. Ja Eestis toimub see siis selliselt, et Hepsor AS on kõigi meie tütarettevõtete otsene omanik, Läti äritegevuse jaoks on meil selle jaoks loodud eraldi siis varahalduskeha Hepsor Latvia, kes omab siis neid tütarettevõtteid, ja Kanada puhul siis Hepsor Kanada. Meie ettevõte on kokku ligi 9000 aktsionäri ja üle 75% kogu aktsiatest on siseringi käes, ehk ennekõike meie Hepsori asutajad, Andres, Kristjan ja Henri, ning algne peamine finantsinvestor Lauri. Meie meeskond koosneb 31 professionaalist, kõige nii-öelda operatiivjuhtimistasandil juhtkond on lisaks minule siis meie finantsjuht Kadri Kasman ja eraldi veel tooks välja oluliste liikmetena meie Eesti maajuhi Mihkli ning Läti maajuhi Kintsi. Aga nüüd natukene lähemalt, miks me täna oleme otsustanud siseneda võlakirjaturule. Kõige olulisem aspekt meie jaoks on see, et me soovime luua uue tasandi oma finantseerimisstruktuuri ja võlakiri on just sobilik finantsinstrument grupi tasandile, kus see annab meile piisaval hulgal vabadust ja paindlikkust siis kasutada neid finantsvahendeid oma kinnisvaraarendusprojektide finantseerimiseks. Ja samuti sel tasandil on ta meie jaoks kõige kuluefektiivsem selline täiendav võimendus. Sest projekti tasandil me endiselt siiski kasutame hüpoteekidega tagatud ehituslaene, mida meile väljastavad pangad. Lisaks annab võlakiri meile kiiruse reageerida, kui turg pakub meile atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Ja vast kõige olulisemana ta annab meile nende investeerimisvõimaluste tekkimisel iseseisvuse. Ja see võimaldab selgelt meil vähendada selliste, ütleme, projektipõhiste finantsinvestorite või kaaspartnerite nii-öelda kasutamist ja selle võrra vähem anda ära nii enda kasumi osa kui ka suurendada selliselt siis enda pikaajalist kasumlikkust. Kavandatud võlakirjaprogramm kokku on 20 miljonit eurot, kuid esimese seeria raames me plaanime tõsta 6 miljonit eurot ja võimalusel seda siis suurendada ülemärkimise korral kuni 8 miljoni euroni. Ja plaan on seda kaasatud finantsvahendeid kasutada esmajärjekorras siis täna grupi tasandil oleva grupilaenu, LHV grupilaenu tagasimakseks ja ülemärkimise korral siis ka täiendavalt jätkata, suunata seda siis oma tänase arendusportfelli projektide finantseerimiseks. Ning tulevikuvaatest me näeme, et ennekõike on järgnevad seeriad ette nähtud just selle jaoks, et me saaksime siis osta uusi võimalikelt siis projekte endale sisse ning jätkata ka olemasoleva portfelli realiseerimist. Mis on põhilised tugevused, mida sooviks teile esitada? Me näeme, et Hepsor on kogenud kinnisvaraarendaja, meil on ütleme siis pikk ajalugu, kus me oleme näidanud, et me suudame oma põhitegevust edukalt teostada. Lisaks annab kindlust, et oleme väga läbipaistev ettevõte, mis absoluutselt tuleb ka välja sellega, et me oleme börsil noteeritud, ehk meie kogu aruandlus on olnud juba viimased
natuke üle 3 aasta kõigile ilusasti nähtav ja avalik. Ning samuti peame väga selgelt lugu rohelisest mõtteviisist, raporteerime ESG-d enda aruannetes ning selgelt oleme suunanud palju nii insenertehnilist teadmist, et teha oma hooneid energiatõhusalt. Lisaks, kui me räägime võlakirjast kui grupitasandi investeeringust, siis see annab väga mitmekülgse ja hajutatud investeeringu, sest meie portfell koosneb kokku 30 aktiivsest projektist, millest 15 paikneb Eestis, 10 Lätis ja 5 Kanadas. Seega lisaks on ka geograafiline hajutatus, et me ei opereeri ainult ühel turul. Ja lisaks sellele oleme ka selgelt aktiivsed nii elukondlikus kinnisvaras kui ka ärikondlikus kinnisvaras. Finantside poolelt on meie konsolideeritud varade hulk ligi 80 miljonit eurot ja kohandatud omakapitalimäär on ligi 46%, mis näitab, et oleme hästi kapitaliseeritud. Samamoodi on meil tasakaalustatud finantsvõimendus, mida näitab, et meie kohandatud võlg on ligi 30 miljonit eurot ja kohandatud siis võlasuhe varadesse ligi 38%. Ning samuti on meie äritegevuse rahavood positiivsed, ehk siis suudame oma põhitegevusega edukalt tagasi maksta selleks võetud finantsvahendeid ja suunata need edasi järgnevateks investeeringuteks. Kui me vaatame tulevikku, siis esmalt küll väike ülevaade meie eelmise aasta tulemusest ja selle aasta 9 kuu tulemist, aga just tuleviku vaatenurgast on vast kõige olulisem vaadata seda, et kus me täna oleme oma portfelliga ja mis järgnevate aastate jooksul toimuma hakkab. Hetkeseisuga on meil valmis kinnisvara potentsiaalse müügituluga ligi 43 miljonit eurot ja sellest 8,5 miljonit eurot moodustab siis elukondlik kinnisvara, mis on umbes, ehk siis laojääk on meil ühikuliselt kolmanda kvartali lõpu seisuga 46 ühikut, mida me ise hindame väga madalaks tasemeks. Samuti on meil siis ärikinnisvara portfell, mis on ligi 35 miljonit eurot potentsiaalse müügituluga ja täna on selle siis summeeritud täituvus 80%, ehk siis see teenib meie jaoks siis edukalt rahavoogu ja kui turg meil mingil hetkel võimaldab siis seda meie jaoks sobivatel tingimustel ka turgu müüa, siis seda me ka teeme. Tänasel hetkel on meil lisaks ehituses ligi 92 miljoni euro eest elukondlikku kinnisvara nii Eestis kui Lätis. Ja kui me vaatame ka siis järgneva 3 aasta perspektiivi, siis on meil selle perioodi jooksul planeeritud valmima ligi 100 miljoni euro eest uut kinnisvara, millest ligi 76 miljonit on elukondlik ja 25 miljonit ärikondlik. Ja ülejäänud arendusportfell on siis sellise ajahorisondiga, mille valmimine on kaugemal kui 3 aastat. Tänases vaates, meie jaoks on üks kõige olulisemaid vaateid, kui me räägime oma põhiäritegevusest, et kuidas toimuvad müügid, kuidas klient vaatab toodet, kas klienti on. Ja mis on väga oluline tendents viimase aasta jooksul on, et selgelt on kasvanud esmamüükide maht ja see annab aina rohkem julgust ja tuge liikuda edasi investeeringutega. Viimased 2 aastat kindlasti on olnud kinnisvaraturul keerulisemad, aga tänaseks nii Eesti kui ka Läti turul, sellest hiljem ka natuke räägin detailsemalt,
näitab ja annab positiivseid signaale. Kui vaadata, mis toimub täna majanduses, siis viimased 2 aastat on selgelt olnud majanduse mõttes rasked nii Eestis kui Lätis. Ei ole olnud majanduskasvu, kuid positiivse vaatenurga pealt on toimunud palkade kasv. Ja kui vaadata nii Eesti Panga kui ka Läti Panga majandusprognoose, siis selgelt on põhjust vaadata tulevikku optimistlikumalt kui 2 aastat tagasi. Seda toetab nii see, et viimase 6 kuu Euribor on selgelt hakanud stabiliseeruma tasemel, mis on uue koduostja jaoks atraktiivne või sobilikum kui see, kus ta oli siin 2 aastat tagasi. Ja selle tuules on ka kasvanud eluasemete laenude hulk. Positiivne on see, et reaalpalga kasv ületab täna, on positiivne, ehk siis palgakasv on suurem kui inflatsioon. Samuti ei ole toimunud selliseid suuri muutuseid nii Eestis kui Lätis nii-öelda töötuse määra osas, mis on püsinud üsna stabiilselt sellise 6–8% vahemikus. Aga mis ennekõike oluline on see, et mis toimub kinnisvaras endas. Kui vaadata seda vasakpoolset ülemist graafikut, siis see kirjeldab seda, et kuidas on liikunud keskmine netopalk Eestis versus keskmine korterihind Tallinnas. Ja see on nii-öelda siis, kui vaadata 2–3 aastat tagasi, siis selgelt see oli langustrendis, täna see on tõusmas, mis selgelt näitab, et ostujõud on paranemas. Kui seda sama asja võrrelda Riiaga, siis väga selgelt eristub see, et keskmise korteri ostmine keskmisele lätlasele on oluliselt taskukohasem, ehk siis suures pildis keskmine lätlane saab 1 ruutmeetri korterit Riias osta versus kui keskmine eestlane saab 0,5 ruutmeetrit osta Tallinnas keskmisel korteril. Aga vaadates, kuidas see nii-öelda uusarenduste poole pealt liikumine on, siis tehinguaktiivsused on selgelt viimase aasta jooksul olnud kasvutrendis. Eestis on uute korterite müügitempo kasvanud võrreldes eelmise aasta sama ajaga 26%. Siiski nii-öelda selle aasta terviku vaates on nii-öelda see kasvutempo vaikselt pidurdamas, kuid siiski on see täna nii-öelda tõusunurgaga. Ja see annab selge signaali turule, et viimased 2 aastat kestnud selline langustrend või ka turu nii-öelda põhi on tänaseks läbitud. Kui aga pöörata pilk Läti suunda, just Riia turule, siis Riia turul on kasv olnud ligi 2 korda kõrgem. Võrrelda siis tänast seisu eelmise aasta sama hetkega on tehingute aktiivsus uue kinnisvara ostudes ligi 46% kõrgem, kui see oli aasta tagasi. Ja kui lihtsalt nagu mahtudena võrrelda, siis täna Riias toimuv nii-öelda siis esmamüükide hulk on täna juba kõrgem, kui ta oli sel hetkel, mis oli siis enne siis seda Ukraina ja Vene vahelist sõja algust. Et seega võiks öelda, et viimase 15 aasta jooksul ei ole Riias olnud nii aktiivset uue vara soetamist, kui see tänasel hetkel on. Ja see annab selgelt ka nagu optimismi jätkata investeeringute seal turul. Tallinna kontekstis kindlasti on olnud ka rõõmsamaid päevi või kus müügimahud on olnud oluliselt kõrgemad.
aga sellegipoolest on täna ka Tallinnas, ütleme, uue kinnisvara müügimahu tempo on suurusjärgus 2000 ühikut aastas ja see jääb küll oluliselt alla võrreldes sellega, mis ta oli siin 5 aastat tagasi, aga siiski on ta oluliselt üle selle, kus see oli siin, ütleme, aasta-poolteist tagasi, kus ta pigem oli seal 1200 ühiku juures. Nii, natukene rääkida ka, kus meie projektid paiknevad, missugused nad oma olemuselt on ja mis seisus nad on, siis Eestis on meil kokku täna valmis arendusi ligi 9900 ruutmeetri jagu, sellest 8000 ruutmeetrit on meil ärikondlik kinnisvara, mis on edukalt rahavoogu teenimas ning lisaks on siis 33 ühikut elukondliku, ütleme siis, laojääk. Kui vaadata Läti poole, siis on samad summad, siis et meil ärikinnisvara on 8800 ruutmeetrit, mis on täna täituvusega ligi 70%, meil just vast valminud stock office'i hoone ning elukondlikus pipeline'is on, või elukondlikus varas, mis on valmis, on laojääk 13 ühikut. Ehitustegevuses, nagu varasemalt sai ka mainitud, on meil täna ainult elukondlik kinnisvara ja üsna, ütleme, ühikute mõttes üsna sarnases mahus, Eestis ligi 200 ühikut ja Lätis 173 ühikut. Ning järgneva, ütleme siis 3 kvartali jooksul, ehk siis kuni järgmise aasta 2. kvartali lõpuks plaanime siin alustada mitme uue projektiga. Eestis ärikinnisvara projekt Peetris, mis on ligi 90% ette ära siis üüritud ning elukondlikus kinnisvaras plaanime alustada Paevälja kvartali ehitusega, kus on ligi 6000 ruutmeetrit mahtu. Lätis on aga ärikinnisvaras plaanis alustada ligi 5200 ruutmeetri siis ehitamisega Läti kesklinna ääres olev siis stock office'i projekt nimega Veidamaa kvartals ning elukondlikus mahus on meil siis ka turule tulemas üks uus projekt 54 ühikuga. Nii, natuke detailsemalt siin peatuks ka meie Kanada tegemistel, et Kanada moodustab meie portfellist küll mitte väga suure osa, meie kapitali on sinna allokeeritud umbes 15% kogu mahust ja kui me 2 aastat tagasi lõpuks investeerimisotsuse tegime ja Kanada turule sisenesime, siis üheks argumendiks kindlasti oli see, et me soovisime ka geopoliitiliselt otsida endale uut turgu. Ja selle me leidsime Kanadas ja me valisime just Toronto selleks nii-öelda esmaseks investeerimispunktiks ja sellel turul ringi vaadates me tabasime sellist investeerimisvõimalust, kus parasjagu oli siis Toronto nii-öelda kohalik omavalitsus tegemas määruse muudatust, mille eesmärgiks oli siis vähendada seda elamuasemekriisi, mis on tekkinud sellest, et Toronto linn on viimased 4 aastat jätkuvalt pidevalt kasvanud, ütleme circa 400 000 inimese võrra, ja seal nii-öelda rendipindade defitsiit on suur, vakantsus on madal ja samal ajal on linn väga palju investeerinud sellisesse siis ühistranspordi arengusse ja selle Toronto kohaliku omavalitsuse määruse üks eesmärk oligi soodustada just transpordisõlmedes selliste suurte mahukate rendi funktsiooniga uusarenduste rajamist. Ehk siis ühtepidi see andis võimaluse saada head ehitusmahud ja teistpidi
oli seal ka võimalus siis saada kogu see planeerimisprotsess kiiresti tehtud. Meie hüpotees oli, et see võiks võtta 2 aastat aega, kuigi tavapärases olukorras on Torontos sellised planeeringute menetluse aeg umbes 10 aastat. Ja hea on, ütleme siis täna, kui esimesest investeeringust on juba 2 aastat möödas, tõdeda seda, et see tees pidas ka paika. Meie esimene projekt Kanadas on saanud nii-öelda siis planeeringu muudatuse heakskiidu ja oleme siis jätkamas oma teistes investeeringutes nii-öelda nende planeerimisprotsesside teostamist. Ülevaade meie projektidest. Välja tooksin võib-olla siit meie kõige suuremad ja võib-olla olulisema mõjuga projektid, milleks kindlasti on meie täna, kus me ka oleme, manufaktuurikvartal, mida me teeme koos siis oma pikaaegse partneri Tolaram Grupiga, ning Lasnamäe alguses paiknev Paevälja kvartal, kus oleme endale strateegiliseks partneriks võtnud EFTEN-i. Lätis on selgelt üks kõige olulisemaid täna käimasolevaid projekte meie jaoks Tšelsavas Residence nimeline elukondlik siis arendusprojekt, mida me teeme koostöös Eesti nii-öelda kinnisvaraarendajaga Berton, ning Starta projekt, mis on siis ka meie läbi aegade kõige suurem siis investeering Läti turgu, kuhu me oleme plaanime rajada ligi 250 uut kodu. Eraldi tooksin ka välja siis meie täna nii-öelda valmis ärihoonete seisu, et Pärnu maantee 113 Eesti nii-öelda siis meediatarbijal on kindlasti rohkem tuttav projekt kui mõni teine siit, et seda projekti meil on õnnestunud 2 korda täis panna. Et hea on tõdeda, et nii-öelda läbi siis selle 2-aastase protsessi, kus meil kõigepealt hoone valmis sai ja meie algse ankurrentnikuga suhe ei jätkunud, oleme siis 2 aastaga suutnud selle hoone uuesti täies mahus välja rentida. Ja samuti on siis stabiilset rahavoogu teenimas meie Meistri tänava projekt Grünemaja ning Lätis meie nii-öelda siis Ulbrakase tänava arenduse teine etapp. Esimene etapp Ulbrakas 30 sai juba müüdud siin 2 aastat tagasi East Capitalile ja see teine etapp Stockoffi Suu 34 sai just valmis eelmises kvartalis ja on tänaseks siis 70% täituvusega. Nii, ja kui vaadatagi siis tulevikku, siis esmajärjekorras ongi meil plaanis siis alustada Vana-Tartu maanteel siis Peetris uue ärikeskuse rajamisega, kus on ligi 90% meil siis juba ankurrentnikega kaetud ning lisaks on plaanis alustada ehitustöödega Kanipudamises Veidemaa kvartali nimelises projektis. Nii, see on ennekõike siis investorpresentatsiooni tarbimiseks mõeldud, et vaadata, kus meie projektid paiknevad, et kõiki neid siit ükshaaval nagu läbi lugema ei hakka, aga ühesõnaga meie jaoks on alati oluline see, et meie projektid oleksid hajutatult linna erinevates piirkondades ja vastavalt sellele ka me oma neid uusi kinnistu ostuotsuseid teeme. Ja valiks siis meie projektidest, mis on täna aktiivses töös. Ja samamoodi Lätis välja võtta siis meie projektidest ning visuaalne vaade nendele. Ja kes kunagi Torontos on käinud, siis see pilt võib-olla ütleb natukene rohkem, need,
kes ei ole, siis suures pildis lennujaam on siin, kesklinn on siin ja need, kus need rohelised täpid on siis suurte infrastruktuurisõlmede vahetusläheduses, ehk siis saate mugavalt sinna sõita ühistranspordiga. Ja ka nii-öelda siis visuaalne vaade sellele, et missuguse mastaabiga need projektid on. Nii, aga siinkohal ma annaks sõnajärje edasi meie finantsjuhile Kadri Kasmanile. Tere ka minu poolt. Mul on igaks juhuks spiiker ees. Finantsinimesena ei taha ju numbrites eksida. Aga hakkame siis minema. Hepsori investeerib oma arendusprojektidesse selliselt, et need on kajastunud meil 3 erineval bilansireal. Üks nendest on varud, mida me siis kajastame soetusmaksumuses või netorealiseerimismaksumuses. Seal meil mingisuguseid üleshindlusi ei ole tehtud ega ei tehta. Teiseks on siis kinnisvarainvesteering, mis meil täna on üks büroohoone, Grüne büroo, mida me kajastame õiglases väärtuses, ja siis on investeeringud sidusettevõtetesse ja finantsinvesteeringud, mida me kajastame kapitaliosaluse meetodil. Kogu investeeringud kvartali lõpu seisuga olid 86% bilansi mahust. Laenukohustused olid circa 45 miljonit eurot ja 56% kogu bilansi mahust ja 76% kogu kontserni kohustistest. Ning omakapital siis 21,6 miljonit eurot ja omakapitali määr oli ligi 27%. Palju on meil küsitud selle kohta, et kuidas siis ikkagi need SPV-d on rahastatud ja finantseeritud. Et alustame siis Hepsor AS-i ehk emaettevõte investeerib projektidesse siis läbi omavahendite või siis läbi saadud võla. Täna on siis Hepsor AS-is 2 laenu, mõlemad on LHV Panga laenud, üks on summas 6 miljonit eurot ja teine on laenulimiidiga 2 miljonit eurot ja selle 2 miljoni euro laenu tagatiseks on seatud hüpoteek. Ja 30. septembri seisuga oli siis sellest 2 miljonist kasutusele võetud 0,8 miljonit eurot. SPV rahastamine. Kõigepealt, kuidas siis arendusprojekti kulud toimivad, ehk et kuidas see rahastamine toimib. Et 65–75% kogu arendusprojekti kuludest moodustab ehituslaen. Ja ülejäänud osa siis tuleb katta kas SPV omanike panusest või siis, kui on ka elamuarendusprojektid, siis väiksemas mahus klientide ettemaksetest. Kui kontsern kasutab nüüd SPV-de rahastamisel ka investoreid, siis üldjuhul on seal see panustamine vastavalt osalusele ja mõlemad või siis rohkem, kui on rohkem partnereid, panevad siis vastavalt oma osalusele selle projekti vajamineva kapitali kokku.
projektist tagastamine, projektilaenust tagastatakse siis, projektis müügitulust tagastatakse siis esmajärjekorras ehituslaen, kui me oleme kasutanud ka mingit vahefinantseerimist või mesaninlaenu, siis mesaninlaen ja kõige lõpuks siis projekti omakapital, kui tekib projektist vaba rahavoog. Ehk et projekti omakapital siis on see osa, mida on pannud SPV omanikud projekti ettevõttesse laenuna või siis omakapitalina. Osakapitalina, et Eestis need osakapitalid on suhteliselt väikesed, Lätis on nad arvestatava suurusega. Ja siinkohal tuleks öelda siis seda, et seesama võlakirja emissioon, mida me siin täna, või millest me täna räägime, et seda me siis sooviksime esmamahus kasutada LHV Grupi laenu tagastamiseks. Nii, kontserni laenude jaotus siis 38,1% miljonit eurot ehk siis 85% kogu grupi laenudest on seotud arendusprojekti riskiga ja seesama 6,8 miljonit eurot, millest ma eelmise slaidil rääkisin, see on siis emaettevõtte tasandil laen. Projektipõhiste SPV-de laenudest 55% olid siis ehituse pangalaenud, 37% SPV osanike laenud ja 8% siis muud laenud, sealhulgas siis vahefinantseerimise laenud või siis üks maalaen, mis on nii-öelda järelmaksuga. Kontserni kolmanda kvartali lõpu seisuga võlakordaja oli 55,7%. Kontsernina me vaatame ka seda kohandatud võlakordajat, ehk et kõik need laenud, mis on siis klassifitseeritud SPV osanike laenudeks, on võetud intressi kandvatest laenukohustustest maha ja nende suhe siis varadesse oli 38%. Kontserni omakapital. Kontserni omakapital ajalooliselt on olnud kogu aeg üle 20%, üldjuhul kinnisvaraarendajate omakapitali niisuguseks optimaalseks määraks loetakse 20–30%. Jälle seotult selle võlakirjaga oleme me võlakirja omanike kaitseks seadnud omakapitali määra 20% juures, mida siis kontrollitakse kord kvartalis. Kontsernina vaatame me kindlasti ka sedasama kohandatud omakapitali määra. Kohandatud omakapitali määr siis tuleneb sellest, et me oleme lisaks omakapitalile liitnud SPV osanike laenud, mis käituvad nagu omakapital ja muud omakapitaalaadsed instrumendid ja sellisel juhul on kohandatud omakapital kvartali lõpu seisuga 37,5 miljonit eurot. Kontserni rahavoog. Kinnisvaraarendus on väga kapitalimahukas ja tsükliline. Kindlasti tuleb kinnisvaraarendusettevõtete puhul rahavoogu vaadata pikemalt kui ühe perioodi jooksul. Siin on hästi näha see, kuidas äritegevuse positiivne rahavoog
mõjutab siis finantseerimistegevuse negatiivset rahavoogu. Ehk et kui meil müügid realiseeruvad, varud vähenevad, tekib kasum, siis tekib ka äritegevuse positiivne rahavoog, millest siis tagatakse laenukohustused. Et need käivad nii-öelda ühte jalga. Nii, viimased 5 kvartalit on küll kontserni rahavoog, äritegevuse rahavoog olnud positiivne, aga täna meil on ikkagi see, et meie valminud projektides on müügis veel 46 korterit ja edasi järgmised projektid valmivad järgmise aasta teises pooles. Ehk et järgmistel kvartalitel siis on oodata pigem äritegevuse negatiivset rahavoogu. Võlakirja investorid kindlasti huvitab ka, kuidas lunastustähtajal me võlakirja kohustuse nii-öelda täidame. Täna on meil juba olemasolevas arendusportfellis järgmise 3 aastaga valmimas ligi 850 korterit, pluss siis need 46 korterit, mis on meil veel tänaseks valmis arendusprojektides müümata. Ja täna on meil ka 3 valmis ärimaja. Ehk et selle 3 aasta nii-öelda arendusprojekti müügitulu potentsiaal on circa 230 miljonit eurot. Et sellest tulenevalt tuleneb see raha siis nii-öelda realiseerunud projektidest. Siin siis lühike kokkuvõte meie finantstulemustest. Ma ei hakka siin väga pikalt seda lahkama, et seda te saate igaüks ise vaadata, aga võib-olla lihtsalt, et me niisuguses päris keerulises viimastes aastates oleme ikkagi suutnud kasumit teenida. Et see on selline positiivne noot, millega ma siinkohal annaksin sõna edasi. Jah. Nii, Silver Karmus siis LHV-st räägib teile võlakirjaturust edasi. Aitäh, Kadri, väga põhjaliku sissevaate eest finantsidesse. Minu lühike ettekanne on laias laastus jaotatud 2. Ma alguses räägin võlakirjaturu tervisest ja siis meil on paar slaidi ka EPSOR-i võlakirjade tingimuste kohta. Kui me nüüd räägime sellest aastast, siis ma olen siin välja markeerinud 5 sellist põhilisemat sündmust juba enne seda, kui see 2025 aasta on lõppenud. Et esiteks tegu on rekordilise võlakirjaemissioonide aktiivsusega Nasdaqi turul. Lugesin kokku 51 emissiooni, kus on siis nii tap-issued või siis lisaemissioonid ja ka uued emissioonid kokku loetud. On juba tänaseks Nasdaqi turule viidud. Teiseks, väga positiivne on see, et võlakirjade järelturg on taas saanud hoo sisse. Viimane aasta oli 2017, kui nii aktiivne oli võlakirjade järelturul. Kolmandaks, jällegi väga suur kummardus riigiettevõtetele ja Riia linnaettevõttele Riga Students, kes on toonud siis tugeva krediidireitinguga ettevõtted börsi põhinimekirja, ehk siis mis tähendab seda, et jaeinvestoritel on siis
võib-olla ütleks, et isegi hoiuse kõrval üks selline lisainstrument, mida kaaluda. Neljandaks, siin alles 6 aega tagasi Citadele Pank emiteeris senior preferred võlakirjad, mis oli siis Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas kõige kõrgema ülemärkimisega võlakiri üldse kokku, eks tegu oli 9 korda ülemärkimist ja kogu nõudlus oli sellel emissioonil 2,7 miljardit eurot, mis siis võib-olla ütleks siis seda, et välismaa rahvusvahelised investorid on taas kord vaatamas siis Baltikumi piirkonda kui ühte investeerimispiirkonda. Ja viimaseks siis, mis oli alles hiljuti, et esimesena Euroopas Baltikumi ettevõtte Leedust VIK, mis on siis riigi garantiiga kohalik arengufond, siis viis Vilniuse põhinimekirja võlakirja, mis on väga, väga positiivne märgusõna. Nüüd, kui me liigume siit edasi esmaemissioonide juurde ja vaatame siit ülemist tulpdiagrammi, siis me oleme siin välja toonud ja jaotanud 8 võlakirjad, mis on viidud reguleeritud turule, mis on sinisega märgitud, ja First North turule, mis on oranžiga märgitud. Kui te näete, et jaanuar-veebruar tavaliselt on selline aeglane periood, kus siis emitendid alles oma aruannetega tulevad välja ja märts-aprill-mai on kõige aktiivsem periood, kus võlakirja emitendid tulevad turule. Me näeme, et reguleeritud turul on ikkagi seda mahtu rohkem, kuigi emissiooni kokku võib-olla on isegi sama palju First North turule viidud kui reguleeritud turule. Kui me vaatame seda paremalpoolset rõngast diagrammi, siis me näeme, et selle aasta emissioonide maht, mis on siis viidud börsile, on 1,8 miljardit eurot. Et see on viinud suureks selle tõttu, et meil on siin olnud näiteks maikuus kohalikul turul Akropolise võlakiri, siis juunikuus oli mitu suurt emissiooni, Jute Grupi võlakiri, siis Eesti Energia võlakiri viidi börsile ja siin me näeme, et novembris näiteks oli suurem Latvia Energo 400 miljoni euro võlakirja emissioon. Ja nüüd, kui me vaatame seda alumist tulpdiagrammi, siis see on needsamad andmed ainult riigiti. Me ikkagi näeme, et Eesti on natukene maas nende emissiooni mahtude ja võlakirja emitentide koha pealt. Leedu on kõige aktiivsem just seetõttu, et seal on hästi palju selliseid tap-issuesid või tap-emissioone, et üks kinnisvara ettevõtte näiteks Leedus Kvartalas on teinud juba 5 erinevat, ühe programmi alt 5 erinevat emissiooni, ja see on viinud selle mahu Leedus suureks, aga kui me vaatame ikkagi nagu seda emissiooni mahtu eurodes, siis on Läti domineerib just seetõttu, et seal on olnud hiljuti just see Latvia Energo, mida ma mainisin, Elevink Grupi 275 miljonit eurot ja veel mõned riigi ja linna osalusega ettevõtted, mis on viidud börsile. Nüüd, kui me liigume siit edasi järgmisele slaidile ja vaatame, et seesama teine märksõna, mis ma 2025 aasta juba eelnevalt kokkuvõtteks tõin, et kuidas kauplemisaktiivsus on turul olnud, siis me näeme, et see kauplemisaktiivsus kokku on 135 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli ta natukene alla 100 miljoni, eks juba täna ületab kauplemisaktiivsus eelmise aasta kauplemisaktiivsust börsil. Siin on nüüd välja toodud ka selline OTC market, ehk siis teoreetiliselt saavad investorid ka pangale kirjutades küsida, kas suurtemate mahtude korral on võimalik leida nendele võlakirjadele ostjad. Need kõik tehingud on siit välja arvatud. Samamoodi ülemine tulpdiagramm näitab First North turu ja reguleeritud turu vahekorda. Ikkagi näha, et reguleeritud turg domineerib nende mahtude mõttes. Selline keskmine järelturu maht, võiks öelda, on kuskil 10 000 eurot First North puhul ja reguleeritud turul mõne emissiooni tõttu on ta ületanud kuskil 50 000 euro piiri. Kui me vaatame seda alumist tulpdiagrammi, siin me oleme välja toonud selle aasta võlakirjade kõige aktiivsemini kaubeldud võlakirjad.
me näeme siit pankade võlakirju, Citadele, LHV panga võlakiri, me näeme ka siin, et võib-olla isegi üks trend on see, et Läti ettevõtted on rohkem esindatud siin, et OC Vision, Citadele, Sun Finance, Elevink, kõik need 4 esimest on Läti ettevõtted, siis alles tuleb LHV Jute, mis on Eesti ettevõtted, seal kuskil keskel on Eesti Energia ja siis Jute teine võlakiri on seal kaugemal. Ja kui me räägime nüüd kinnisvara võlakirjadest, siis nende kauplemismahud on seal, vaatasin just täna Arko Vara puhul näiteks alla miljoni, kuskil 700-800 000 eurot, ja teiste kinnisvara ettevõtete puhul on ta seal kuskil 500 000 ümber see kauplemisaktiivsus selle aastaga kokku. Nüüd, kui me võib-olla zoomime natukene sisse Baltikumi kinnisvara ettevõtete võlakirjaemissioonide turule ja mis siin on toimunud, võib-olla jaotaks selle 2, et on siis tagatud projektid, mis on ühe konkreetse projekti riskiga, mis tavaliselt on tõesti tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga. Need intressimäärad on just Leedus päris alla tulnud, me näeme siin Kvartalas, Constitucios, tänava kõrval asuvat Artea panga uut büroohoonet, mis siin hiljuti emiteeriti siin 7% lähedal, samamoodi Kaunases Žalgiri Arena kõrval S3 Business emiteeris siin alles hiljuti 7,5 intressi pealt, aga kui me räägime nüüd kinnisvaraettevõtete tagamata võlakirjadest, siis võib-olla Liven on hea näide selle aasta alguses, emiteeris 9% pealt, Invego selle aasta alguses 11% pealt ja Arko Vara siin hiljuti 8,8% pealt. Ja need võlakirjade pikkused tagamata projektide puhul ongi siin olnud kas 3 aastat või 4 aastat ja siis tagatud projektide puhul on pigem nad kas 1- või 2-aastased võlakirjad. See slaid näitab 11. novembri seisuga, kui investor ostis järelturult võlakirja, siis mis tootlus ta selle eest sai. Et X-teljel seal all on näidatud siis mitu aastat on lunastuskuupäevani veel jäänud ja Y-teljel vasakul pool on võimalik näha siis, mis see tootlus lunastuskuupäevani on. Nüüd, kui me oleksime seda sama slaidi näidanud siin 2-3 nädalat tagasi, siis see graafik oleks olnud natukene teistsugune. Ma julgeks öelda, et mälu järgi kuskil 1% punkt olid need kõik emissioonid madalamal tasemel, ehk siis need võlakirjad treidisid siin mõni nädal tagasi veel madalamal, täna on nad kuskil, kui me räägime Hepsoriga väga hästi võrreldavatest emissioonidest nagu Arko Vara Liven, siis nad jäävad sinna 9% tasemele või sealt allapoole. Kui me räägime tagatud võlakirjadest nagu Kvartalas või seesama mainitud S3, siis ta on seal 7% peal. Ja kui me räägime suurtest ärikinnisvara ettevõtetest nagu Akropolis või näiteks Summus Capital, siis Akropolise puhul oli see järelturu tootlus selle 11. novembri seisuga seal kuskil 5% lähedal ja Summus Capitali võlakirja eest oleks saanud siis investor seal kuskil 7% juures tootlust. Aga nüüd, kui me räägime Hepsori võlakirjast, et esiteks panga esindajana paluksin kõikidel, kes on huvitatud kaaluma investeerimist, kindlasti võtta Hepsori kodulehelt lahti eestikeelne prospekt, väga hea lugemine kindlasti. Kui tekib mingeid küsimusi, pöörduge panga poole või Hepsori poole, väga palju detaile on seal, riskid on väga selgelt ja hästi lahti kirjeldatud ja samamoodi soovitame ka tutvuda võlakirjade tingimustega, kui mõni klausel jääb arusaamatuks, siis kindlasti küsige. Aga täna on meil siis emitendiks Hepsor AS, tegu on siis emaettevõtte tagamata võlakirjadega. Pakkumise tüüp on avalik pakkumine jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus ja ka institutsionaalsetele investoritele. Võlakirja nominaalhinnaks on 1000 eurot. Hepsori prospekt on kinnitatud Finantsinspektsiooni poolt 10. novembril ja tegu on programmiga, ehk siis Hepsor saab programmi alt erinevate seeriatega välja lasta võlakirju. Täna me räägime ainult esimesest seeriast, mille kogumaht on 6 miljonit eurot ja ülemärkimise korral võib Hepsor seda emissiooni mahtu suurendada 8 miljoni euroni. Intressimääraks on 9,5% ja intresse makstakse välja kvartaalselt. Väärtuspäevaks ehk siis emissiooni kuupäevaks on 26. november.
võlakirja pikkuseks on 3 aastat, aga oluline on võib-olla siin öelda, et 1 aasta enne siis võlakirja lunastustähtpäeva on võimalik siis emitendil need võlakirjad enne tähtaegselt lunastada, makstes siis põhiosa ja siis kogunenud intress tagasi. Kui me räägime väga olulisest kohast finantskovenant, mida ka Kadri mitu korda mainis, on see, et emitent peab tagama, et kvartaalselt oleks omakapitali osakaal vähemalt 20% ja siis miinimumlikviidsus vähemalt järgmise intressimakse ulatuses ja seda siis testitakse kvartaalselt. Võlakirjade tingimustes on ka 8 niisugust kohustust ja siis keeldu, mida siis emitent peab kogu selle perioodi vältel, kui võlakirjad on väljas, hoidma. Võib-olla kõige olulisemad nendeks on 4. ja 5., mis siis loovad sellise ring-fence struktuuri, mis tähendab, et kontserni vaates ei tohi emitent tagada kontserni väljaspoolt olevate väljaspool olevaid kohustusi ja siis teiseks 5. punkt, mis siis keelab emitendil ja siis kontserni ettevõtetele anda välja laene kontserni väljas olevatele ettevõtetele. Samamoodi ka traditsioonilised ja juba tavaks saanud kovenandid, mida on siis võimalik tingimustest veel leida. Võlakirjadest kaasatava tulust me juba rääkisime, esimese seeria puhul on siis olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ja siis ülemärkimise korral portfelli arendus jätkuks. Emissiooni korraldajaks on LHV Pank, juriidiline nõustaja on Ellex Raidla advokaadibüroo ja võlakirjad plaanitakse viia siis Nasdaq põhinimekirja. Kui me räägime nüüd sellest emissiooni ajakavast, siis eile algas märkimine, järgmisel reedel kell 15.30 lõpeb märkimine, sellest järgneval esmaspäeval avaldatakse märkimise tulemused, siis 24. ongi siis see jaotuse ja märkimiste tulemuste väljakuulutamine, sellest 2 päeva hiljem, eks 26. november on emissiooni kuupäev ja eeldatavasti sellest järgneval päeval, ehk siis 27. on siis esimene kauplemispäev. Kuidas märkida? Märkida saab kõikide pankade internetipangas, juhul kui mõnes pangas mingil põhjusel märkida ei saa, siis andke kindlasti teada ja ma arvan, et läbi selle panga halduri on võimalik ka märkida. Selle jaoks, et märkida, on kõikidel investoril vaja ikkagist Balti väärtpaberikontot, juriidilistel isikutel on ka lisaks vaja leikoodi. Aga ma kutsuksin tagasi tegelikkuses Marti ja ka Kadri, sest me oleme avatud küsimusteks.